Minu käes on raamat, õigemini päevik, mida on pidanud inimene, kes oma esimese vabastava hingamise treeningu tegi 8 aastat tagasi. Ma loen sellest päevikust üksikuid katkeid, üksikuid lõike. Kõik treeningud ei ole siin kirjas. Esimesed treeningud on paremini üles tähendatud, hiljem tulevad juba suuremad augud siia sisse. Ja kui ma olin selle esimest korda läbi lugenud, siis ma esitasin inimesele ka mõned küsimused. Ma palusin, et ta vastaks need kirjalikult. Ja need küsimused, nendele küsimustele vastused ma loen siis pärast eraldi veel linti. Aga alustame nüüd päevikust. Tegemist on siis 8 aastat tagasi toimunud esimese hingamistreeninguga. Esimene treening, esimene hingamine. Kõigepealt hakkas hingamine peale sedasi, et räägiti juttu, siis pandi muusika käima. Sellega sai siis hüpata ja karata ja vabalt liigutada. Ja alles siis hakkas hingamine. Me kõik istusime ringis. Igaüks leidis endale partneri, kellega silma vaadata. Me jõllitasime üksteisele otsa ja hingasime. See meenutas nagu laste mängu, et kes hakkab naerma ja kes ei hakka. Taustaks sellele hingamisele mängib meditatiivne muusika. Hingamine on pikk sisse hingamine, mis vahetult kohe läheb üle välja hingamiseks. Vahesid ei ole, see on ühtlane hingamine. Kiirendatud hingamist ei ole, vaid sa kogu aeg hingad, pausi ei tule. Samas hingad ikkagi kiiremini kui tavaliselt. Kogu protsessi juhendati kogu aeg kõrvalt. Kuidas peab hingama? Kuna inimesel on tekkinud elu jooksul igasuguseid probleeme, stresse ja iga hingamisega inimene jätab mingi negatiivse asja enda sisse, siis neid teadlikult välja hingates inimene lõdvestub ja hakkab läbi hingama nendest takistustest, mis on tema sisse jäänud. Eesmärk on nendest läbi hingamine ja kui tekib mingi raskem hetk, siis on mingi takistus, millest tuleb läbi hingata ja selleks ongi vaja paaris hingata, sest inimene üksinda võib lõpetada teadliku hingamise ära. Teine aga hoiab temal kogu aeg pilku peal, et ta hingaks samamoodi edasi, et ta ei lõpetaks hingamist ja liiguks selliselt sellest läbi. Selle hingamisega hingad sa oma probleemidest läbi, siis see hingamine on teadlik ja tugev ja välja hingamine on vabastav. Sa ei suru midagi välja, vaid see lihtsalt ise tuleb. Nii kui see õhk on jälle väljas, hingad uuesti sisse ja teed siis seda ainult kas läbi nina või ainult läbi suu, mitte vaheldumisi. Lubati, et stressiga seotud probleemid lahenevad. Kas ka haigused lahenevad? Samas öeldi, et hingamine pidi nägemisele hästi mõjuma. Ma ei tea, praegu ei oska veel midagi öelda. Kui me selliselt ringis hingasime, siis kõigepealt hakkasid käed surisema. Mõne aja pärast jalad, siis suu. Tekkis tunne, nagu huuled oleksid hästi prunti surutud. Isegi tunne, et nad on nagu krampis. Pärast sain aru, et erinevate partneritega tekivad erinevad emotsioonid. Mõni oli ebameeldiv. Mõnega jälle tundsid ennast hästi. Või ajas naerma. Võisid suurt armastust tunda ja väga õnnelik olla. Naerad ja suu hakkab isegi valutama ja siis oli selline tunne, et suunurki polegi enam võimalik kõrgemale tõsta. See oli nagu trenni tegemine, et isegi lihased olid nagu valusad sellest. Oli nagu natukene mõnus tunne ka selle lõppedes. Lõõgastus. Teine hingamine. Enne hingamist oli pettumus ja viha. Ei olnud rahulikku tunnet. Selg oli pinges, ebakindlus. Ja siis kõigepealt jällegi lühike hingamine. Peale 10 minutit hingamist oli tunda, et energia suureneb sees. Enesetunne paranes. Pärast hiljem oli pikk hingamine, mis kestis 1,5 tundi ja algas selliselt,
et kõigepealt hakkasid käed ja jalad surisema. Nägu, terve nägu, mitte ainult suu ümbrus. Tulid tunded, kurbus, nutsin, siis hakkasid krambid. Sagedaselt, tugevalt, intensiivselt, kogu kehast olid krambid. Lõpupoole hingamise käigus läks silmest kõik valgeks, siis tuli mingi vajumine, vajusin hingamise sisse, nii sisse, et unustasin olemasolu. See oli väga võimas tunne. Äärmiselt kontsentreeritud tähelepanu ja sellest tagasitulek oli šokk. Tekkisid tugevad krambid. Tugevad krambid olid terves kehas. Samas oli see, et suutsin end jälgida kõrvalt. Tõmblemine polnud ebameeldiv. Pigem oli ta harjumatu. Oli harjumatu liigutada keha nii äkiliselt. Ja pärast, kui hingamisest uuesti välja tulin, kestsid krambid edasi. Pea oli huimane, valutas natuke. Oli tunne, et käed ei ole minu omad. Umbes küünarnukist saati oli valus. Olin nii nõrk, et ei suutnud end liigutada. Öösel magades tekkisid tõmblused uuesti. See oli ebameeldiv. 3. hingamine. 3. päeval enne hingamist olid emotsioonid sellised nagu viha, pettumine, kusjuures ei saanudki aru, mille või kelle suhtes. Aga see oli olemas ja pärast hingamist käed värisesid. Ja see oli selline hingamine, kus kõik olid ringis selili, pea sissepoole. Käed läksid tuimaks nagu puunotid. Ei tundnud neid. Nii rasked olid. Ja hingamise ajal tekkisid emotsioonid. Viha, nutmajas. Silmad läksid valusaks. Vahepeal oli suu nii krampis, et pidin nina kaudu hingama. Kõht tõmbus krampi. Väidetavalt on suu kaudu võimsam hingamine. Tunded tulevad paremini välja, aga suu kaudu hingamine on tunduvalt raske. Lõpupoole hakkas surisema ka suulagi, õrnalt vibreerides. Käed olid küünarnukist saati nagu halvatud. Tundsin siiski, kuidas nad valutavad ja kui keegi katsus mu jalgu, hakkasid jalgades tõmblused. Öösel olid krambid. 4. hingamine. Alguses oli vastumeelsus, sest on väga raske. Ei taha lihtsalt tegema hakata. Ei taha. Siis hakkab jälle samamoodi. Jäsemed, nägu, suu ümbrus, surisevad, õlad. Kogu keha läks krampi. Ei tundnud enam oma käsi. Kui neid liigutada proovisin, oli tunne, nagu suruks miski neid ebaloomulikkuse suunas. Oli tunda valu ning raskust, kuigi olin kogu aeg teadlik sündmustest, mis toimub. Siis oli ühe mehe karjatus, mille peale hakkasin nutma, tõmblema ja pärast seda tekkis tunne, nagu oleksin surnud. Keha oli üleni krampis. Tekkis tahtmine hingamine üldse järele jätta. Proovisingi seda teha, hoidsin hinge kinni, aga mind sunniti uuesti hingama. Ja mingil põhjusel hakkasin arvama, et surin kunagi kas külma kätte või... Kuigi füüsiliselt mul külm ei olnud, hakkasin valu tundma õlgades, õlavöötmes ja kätes. Siis tõmbasin käed rinnale risti ja tahtsin uinuda. Olin pooleldi nagu kuskil mujal. Tegelikult see ongi, et hingamine käibki selliselt. Pärast on tunne, et oled õnnelik, aga õue tänavale minnes, reaalne elu, see on nagu teises maailmas. Algul on hingamine raske, aga kui hingamist on palju tehtud, siis hakkab ta tulema automaatselt, kergelt peale, näiteks mingis situatsioonis. Isegi aastaid hiljem võib minna täiesti selle hingamise rütmi. Võib täiesti selle hingamise rütmi jälle saada, ilma teadlikult seda tegemata. Juhul, kui tulevad krambid, siis sa tead, et mingis stressis sa lähed läbi, liigud läbi. Selleks tuleb edasi hingata, nii kaua, kuni krambid lakkavad. Järgmine hingamine. Täna oli pikk hingamine. Läksin ajas palju tagasi.
olin eelmises elus. Sain aru, kes ma olin ja sain aru, kes ma olin olnud, vähemalt tol hetkel. Ja siis jõudsin sinnamaani, kus tekkisid hästi tugevad krambid. Ja siis oli niimoodi, et keha juba viskles päris kõvasti. Õpetaja istus mulle peale, et mind paigal hoida, et ma hingaks sellest läbi. Ühel hetkel krambid lakkasid ja siis oli selline uni. Kerge uinak tuli tagant järgi. Miks õpetaja istus mulle peale? Selleks, et ma saaksin hingata, et ma läheksin rütmis edasi, et ma ei lõpetaks hingamist. Ja krambid olid mul terves kehas. Sellepärast pidigi õpetaja mu peale istuma, et mind paigal hoida. Kas ma olin sellel ajal teadvusel või oli teadvuse kaotus? Ma ei tea. Minu arust olin teadvusel, aga võib-olla, et oli ka teadvuse kaotus. Ma ei tea seda. Palusin tal kirjalikult üles tähendada ja vastata mõnedele minu küsimustele. Esimene küsimus oli see, et kas on midagi muutunud selle ajaga, mis oli enne hingamist ja nüüd, mis on peale hingamist. Tema vastus. Esimeste aastate jooksul ei saanud ma midagi aru. Aga kuna nüüd on nii palju aega mööda läinud, siis tagantjärgi mõeldes ja võrreldes selle ajaga, siis mälu suhtes on täiesti probleemid olemas. Kui vanasti vaatasid filmi ära ja olid suuteline selle ringi jutustama, siis nüüd võid 3 korda vaadata ja ikka ei suuda seda ringi jutustada. Vanasti lugesid raamatu ja mäletasid, teadsid, milles juttu oli. Siis nüüd on sellega raskusi. Vanasti lugesid lause ja said aru, mis seal on kirjas. Siis nüüd peab vähemalt 3 korda seda lugema, enne kui mõistad, mis on kirjas. Aga võib-olla on see vanadusega seotud. Samas ei usu, sest ma pole ju veel nii vana. Sinu küsimusele, kas enne esimest hingamist kontrolliti üle, milliseid haigusi oled põdenud või milliseid haigusi põed, siis vastus on, et ei. Mitte ühtegi haigust ei küsinud mitte keegi mitte kunagi minu käest. Ja ei räägitud ka mingitest riskifaktoritest. Kursuse pikkus oli 100 tundi teooriat ja 46 tundi praktikat. Eesmärk oli olukordadest läbihingamine ja peale neid kursusi sain hingamisterapeudi kutse. Sinu järgmine küsimus, et kas selleks 100 tunni teoorias oli ka mingisugune osa inimese füsioloogiast, siis ei. Sellist osa ei olnud. Küll aga oli seal palju juttu stressidest, suhetest, kuidas inimene saab õnnelik olla ja kuidas ennast õnnelikuna ja hästi tunda.